Räägime selles videos, kas OKR eesmärgid peaksid olema seotud tulemustasuga. OKR eesmärgid ja tulemuslikkus on omavahel seotud. OKR eesmärgid ja tulemuslikkus ei ole omavahel üks-ühele seotud. Vaatame kahte teemat: tulemusvestlused ja tulemustasu maksmine. OKR eesmärgid peaksid olema osa tulemusvestlustest. Ja see on hästi loogiline, sellepärast et kui me rakendame OKR eesmärke selleks, et tõsta tulemuslikkust ja teha oma tööd paremini, siis on ka loogiline, et me räägime sellest tulemusvestluste raames. Nüüd on küsimus, et mis on need küsimused või teemad, millest seoses OKR eesmärkidega peaks tulemusvestlustel rääkima. Siin on vastus see, et teemad peaksid olema seotud sellega, miks OKR eesmärke organisatsioonis rakendatakse. Et kui peamine eesmärk on näiteks see, et me tahame suurendada inimeste pühendumist, siis me saame küsida, kas inimene tunneb, et ta on mõjutanud eesmärkide saavutamist ja kuidas ta tunneb, et ta on eesmärkide saavutamist mõjutanud. Või kui näiteks teemaks on fookus, siis me saame küsida, kas inimene on kasutanud OKR eesmärke selleks, et seada ja hoida fookust sellel, mis on päriselt oluline ja kuidas ta seda siis on teinud. Ja OKR-ide puhul on kindlasti oluline ka õppimise koht ja OKR metoodika kasutamine areneb ajas. Ja seal juures on siis ka oluline see, et küsida inimestelt, et millistest võtmetulemustest nad õppisid ja kuidas nad seda õpitud siis edaspidi rakendavad. Ehk siis kokkuvõttes, kui organisatsioon rakendab OKR eesmärke, siis tulemusvestlustel peaksid olema ka OKR eesmärgid käsitletud ja teemad ja küsimused, millest peaks siis rääkima, peaksid lähtuma sellest, miks OKR metoodikat organisatsioonis rakendatakse. Teine teema, tulemustasu maksmine. Tulemustasu maksmise põhimõtted ja OKR eesmärgid ei ole omavahel seotud. Seos OKR eesmärkide ja tulemustasu vahel tekib siis, kui me kasutame võtmetulemustena samu näitajaid, millega on seotud tulemustasu maksmine. Näiteks võivad olla sellised näitajad kasumimarginaal, ettevõtte käive või veel midagi muud. Aga sellisel juhul on oluline aru saada, et me räägime võtmetulemuse väärtusest. Ja kui me maksame selle alusel tulemustasu, siis see on väga okei. Aga mida me teha ei tohi, on see, et me ei tohi siduda võtmetulemuse saavutamise osakaalu tulemustasu maksmisega. Ehk siis ma räägin kahest erinevast asjast: võtmetulemuse väärtusest, mis on siis näiteks kasumimarginaal või käibe, või siis võtmetulemuse saavutamise osakaal. Ehk siis see näitaja, kui suure osa seatud eesmärgist olen täitnud. Ehk siis mida me ei tohi teha, on see, et me ei tohi seada selliseid tingimusi, et me maksame tulemustasu näiteks siis, kui tiim on saavutanud keskmiselt 90% oma eesmärkidest. Ja miks me seda teha ei tohi? Sellepärast, et kui me sellise tingimuse seame, siis see tähendab seda, et tiimid, kes tahavad tulemustasu saada ja ilmselgelt nad tahavad, siis nad hakkavad seadma eesmärke, mida nad igal juhul saavutavad. Ja see juba läheb siis vastuollu OKR metoodika rakendamise põhimõttega. Siis on see, et eesmärgid peaksid olema ambitsioonikad. Kokkuvõtteks, kas OKR eesmärgid peaksid olema seotud tulemustasuga? Siin on 3 vastust. Kui organisatsioon rakendab OKR eesmärke, siis tulemusvestlusel peaks olema käsitletud OKR eesmärkidega seotud küsimused ja teemad. Ja need peaks siis lähtuma sellest, miks organisatsioon OKR eesmärke rakendab. Tulemustasu maksmine võib olla seotud võtmetulemuse väärtusega, kui me kasutame võtmetulemustena samu näitajaid, mis on seotud tulemustasu maksmisega, näiteks käive või kasumimarginaal.
Ja kolmandaks, tulemustasu maksmine ei tohi olla seotud võtmetulemuse saavutamise osakaaluga, sest siis me läheme vastuollu OKR metoodika rakendamise põhimõtetega. Kui sa soovid rohkem infot OKR metoodika kohta, siis külasta minu kodulehekülge edukaks.ee ja kui sa tunned, et sa vajad abi või tuge OKR metoodika rakendamisel oma organisatsioonis, siis võta minuga ühendust reelika@edukaks.ee. Aitäh, et kuulasid, vaatasid ja näeme jälle.